kõik. Nii, aga hakkame siis pihta, et päeva esimeses pooles siis me räägime kõigist nendest 6 funktsionaalsusest ja siis päeva teises pooles keskendume komplekteerimisele, kuna seal on lihtsalt natuke rohkem juba rääkida. Aga laomees ise siis töötab noomi põhjal. See on siis justkui pikendus kauba vastuvõtjale, inventuuride koostajale, teie ettevõtte töötajatele, mis siis aitaks teha mobiilseilt erinevaid funktsionaalsusi. Just selles vaates, et sul ei pea seda noomi füüsiliselt olema kaasas. Et tavapäraselt kõige mugavam on neid loomulikult kasutada selliste Zebra seadmetega, aga tegelikult on võimalik neid kasutada ka mobiiliga, et Androidi telefon tavaline, me praegu peegeldame seda sama pilti sinna nii-öelda Samsungi Flipi peale, et seda saab niimoodi kui kasutada ka tavalise telefoniga nii-öelda kasutades, aga ei ole just kõige mugavam. Et see ribakoodi lugemised, asjad, et seda nii-öelda fikseerida ja käima panna, siis selleks on nendel Zebra seadmetel eraldi nupud. Siin on vaja eraldi nii-öelda kaamera pealt lihtsalt siis midagi fikseerida, et ta kuskilt miskit nii-öelda selekteeriks. Ta vajab, näed. Hästi palju võib tekkida just, et Veiko tõi kohe mingi alguseks hea näite, et kus telefonide kaamerad on nagu väga tundlikud ja ta ei suudagi tegelikult võib-olla korrektselt seda ribakoodi ära lugeda, et lihtsalt mobiili on võimalik seda installida, aga et lihtsalt seal tekivadki need miinused, et sul peab olema käsi väga stabiilne, et seda ribakoodi sisse skanneerida. Ja võib-olla seadistame, kui me telefoni ekraanist juba rääkisime, et siis seadistamise poole pealt on kohe siin olemas siuke asi nagu spetsiaalne ribakoodi seade, et ta vaikimisi on sisse lükatud. See tähendabki seda, et ta kohe selle nupu peale aktiveerub selle lugemise. Kui me selle välja lükkame, siis ta tegutsebki selle kaameraga nii-öelda. Et siis selle järgi saab nii-öelda määratada. Ja see on seadmepõhine nii-öelda, et see ei ole nüüd kõigil nagu erinevad. Võib olla, et enamus inimesi kasutavad Zebra seadmeid, ühel inimesel on nii-öelda Androidi peale antud oma nii-öelda äpp, kus siis kõike seda proovida saab. Just. Ja nii nagu ka slaididel on välja toodud, et peamised funktsionaalsused siis sellel ongi kaubakontroll, inventuur, lattu sissetulek, sooduskoodide printimine, kauba tagastused, kauba kuuluks kandmised ja komplekteerimine. Et see kõik on tegelikult kasutajapõhiselt seadistatav, et kuna ettevõttes ikkagi inimestel on erinevad rollid, et siis saab rolli või kasutajapõhiselt ikkagi anda neid õiguseid, et kui sinu töötajal on roll ainult läbi viia inventuure, et siis saabki selle tema kasutajapõhiselt seadistada, et temal on nähtav ainult inventuuri moodul või saab ainult kaupa kontrollida või mis iganes muud funktsionaalsust. Ja see kõik, kes siia noomi sisse või sellesse Cloudixi laome tulevad sisse, on seotud noomi kasutajatega. Ehk siis, kes praegu juba noomi kasutavad, saavad ka siia nii-öelda ligi ja siin me saame eraldi seadistada, et ta võib noomis näiteks saada lao sisekäibeid teha, aga kui siin tal ei ole vaja sellega tegeleda, näha neid dokumente, siis see on eraldi nii-öelda õigustest määratletav nii-öelda. Ja kui siin on ka nii-öelda ladu või objektid nii-öelda kohe vaikimisi külge pantud, siis ta võtab selle, mis on selle isiku nii-öelda töökohaga kokku pantud objekt ja seda ladu saab siis nagu määrata ja näeb neid ladusid ainult, mis on talle õigusega antud nii-öelda näha. Et võib olla rohkem neid. Et täna meil on siin üldkasutaja peal, kus on suhteliselt suurte õigustega pantud, et ka kuigi tavakasutaja ei ole nii-öelda süspa kasutaja või admin kasutaja veel. Just. Ja, võib-olla see on see koht, et kui me võrdleme natuke, tõmbame paralleele meie varasema lahendusega, siis siin on sellist dünaamilisust hästi palju. Kuna klientide noomid kõik on väga eriilmelised, et siis see ongi, et kõik funktsionaalsused on dünaamiliselt häälestatavad
et kas näiteks see hankijale tagastus, et ühel võib olla noomis üks dokumendiliik, teisel kliendil on teine dokumendiliik, et see on kliendipõhiselt hästi dünaamiliselt häälestatav. Lisaks saab ka funktsionaalsustele öelda, et kas tööd tehakse käpast juba olemasolevate dokumentide alusel või tegelikult sellest saab teha ka uut dokumenti. Just. Ja kas see, mis siin Kadri nüüd pildina on, et see on ikkagi esialgu meie aitame teid seadistada. Et võib-olla, kes igapäevaselt seda asju juurde hakkab panema, siis temal on see selgem, aga alguses igal juhul meie aitame neil seadistada ja paika panna, et kuidas, mis dokumendist, mis dokumenti teha saab. Et kui on järgneb tellimusdokument ja kui sellest kaup sisse tuleb või lao sisekäive on vaja teha, siis selle dokumendi liigi me siin paneme paika ja anname info juurde. Kuna noom on ka siin ruumis, ma arvan, et erinevatel klientidel võtta erinevad noomid ette, on nad erinevad oma funktsionaalsusest. Et see ongi kliendi põhisus, mis on noomi üks iseärasus. Just, et siin saab ka nagu juba häälestada koos kliendiga ära, et kui me teeme lattu sissetulekut, et millised seotud dokumendid seal tekivad, et kogu see dünaamilisus, et kas me muudame sellel dokumendil seisundit, teeme seotud dokumendi, et kõik see pool, aga see ongi kliendipõhiselt, siis räägime läbi ja teeme sellised seadistused. Küsin ühe küsimusega. Kas keegi teab või ei oska vastata, kui me ütleme, räägime seotud dokumendist, et mis asi see on noomis? Ütleks, et uuematel klientidel kindlasti on seotud dokumendid kasutusel kõigil. Et ei ole praegu midagi niisugust, et tundmatud, et meil noomis on niisugune asi nagu seotud dokument. Ma igaks juhuks, muidugi me alguses ei öelnud, et kui teil on mingeid küsimusi, tekib vahele, et siis te võite käe üles tõsta, küsida ja et kindlasti, kui me räägime selle esimese ploki ära, et siis saame ka, kui jääb midagi segaseks, tahate üle küsida, et saame veel nagu arutleda. Ja, et siin oleme välja toonud ka, et need uued funktsionaalsused, mida siis varasemalt ei olnudki, ongi komplekteerimine, mida siis ka tegelikult oleme tagasisidena saanud, et ettevõtetel on nende järgi suur vajadus, et siis ongi lattu sisse komplekteerimine, laost välja komplekteerimine ja tegelikult ka ladude vaheline kaupade liigutamine. Selle funktsionaalsus, mis just oli, et selle teine plokk, me sellele keskendume rohkem ja räägime sellest põhjalikum. Ja, et esimesena siis võib-olla näitame ja räägimegi kaubakontrollist, et see ongi selline kõige lihtsam viis vaadata üle, et palju kaupa on laos, mis on temaga seotud info. Et kui vaadata info lahti, siis on näha, et laos on teda 29, midagi on veel ka sisse tulemas, sest et vaba laojääk näitab 33 ehk kuskilt on juba seda kaupa juurde tulemas. Näitab ära, mis mõõtühikut on sellel kaubal noomi kaubakaardil seadistatud, mis on tema kaubagrupp ja et hetkel me siis vaatame ladu 1 seda infot. Vahele korra, et kas ladu, kas te selle, kuna läksime, et saab ka riiuleid siduda sinna lõpuks, kui tekib mingi vahetusel saar, et siis see on võimalik juba alampunkti. Et kohe näitan siit ka. Siin on hea näha kohe, siin on näha, et see toode on 4 erineval laoriiulil, et see eeldab siis, et noomis on laoriiulite lahendus häälestatud ja et kui võetakse kaupa sisse, paigutatakse see riiulitele, et kõigil on teada, et kaubal on ikkagi riiul küljes, et siis tegelikult näeb siit ka. Et see on juba vaikimisi, et kui me ennem panime selle infonupu sealt käima, et siis me nägime nagu eraldi infot juurde, et see laoriiul info on juba vaikimisi kohe esimesel selle kaubakontrollil näha, et missugusel riiulil teda kasutatakse. Et ja siin all on veel nupp, et Kadri, sa võid ka pärast ise vajutada. Et siin saab vaadata ka üle kõikide ladude, et hetkel meil siin on, vaatame ladu 1, siis tegelikult siit on ka näha, et kus riiulitel päriselt see kaup asub ja kui palju on, et siin on hea näide, et
noomis ikkagi on kaupa või siis, et kaup on liigutatud selliselt, et tegelikult on võetud valelt riiulilt ja siis kohe on näha, et seal on juba laojääk miinuses, et kaup hakkab tellimist ja liidab kõik kokku. Laojääk siin näitas ikkagi korrektselt, et on see 29 tükki, 3 on veel juurde tulemas, ta summeerib kokku, aga on võimalik siit, siin oli näha, et on 33 toodet vaba laojääk ehk 29 laos, 4 on tulemas, aga et siit saab siis vaadata riiuli põhiselt, et kus need on ka, et kui ongi võib-olla teenindussaalis ka riiulid märgistatud, et sa saad kohe vaadata, et kas mul on see laoruumis kuskil või on teenindussaalis need kaup. See riiulite teema, eks see ostuvajaduse. Kas siin saab riiulit lisada ja eemaldada ka? Jah, et meil on riiulipõhine laojäägi arvestus, et sa saad riiulil teada ka kohe, et kui sa paned sinna, ma võtan selle riiuli ette kohe näiteks LR 101 on seal riiul on ja sa, kui kaup sisse tuleb, siis sa saad ise kaubale määrata, et LR 101 läks sul 10 tükki, teine rida paned LR 102, sinna läks 20 tükki ja kui maha müüakse, et nüüd see müümise pool on nagu sõltub on ju sellest, et kui sa teed dokumendi müüti, siis kas sa ise määrad selle riiuli kohe või siis on vaikimisi riiul pandud, kus ta vaikimisi maha võtab kogu aeg. Et seda saab nii-öelda määratada ära kohe, et seal seadistamisel on vaikimisi riiuli nii-öelda teema. Et seal ongi, kui nagu kaubandusest rääkida, siis teil võib olla ühte toodet mitmetes riiulites, et ta laost maha võtaks, siis on vaikimisi pöörab nii-öelda selle vaike riiulil poole. Jah, sealt oli veel üks. Ja mul on küsimus, et miks ta laseb üldse miinust? See on kliendipõhine häälestus, et kliendipõhiselt saab öelda, et kas miinusesse müük on lubatud. Selles mõttes kauba enda laojääk ei ole miinuses, aga sellel konkreetselt riiulilt on, et see saabki tekkida olukorras. See kliendipõhisus ja meil demobaasides on igal pool miinusesse müük lubatud, sest muidu me ei saa neid demosid teha. Meil on tihtipeale on see, et me müüme asju, aga sisse ei osta, et me saaksime demo teha, et siis me lubame miinusesse müügid igal pool. Aga seda saab kliendipõhiselt häälestada ka selliselt, et ka riiulilt, et sa ikka ei saa seda miinusesse müüa, et selliseid olukordi vältida. Aga see on nagu täitsa kliendi spetsiifika, et kas mõni lubabki miinusesse müüa. No meil neid miinuse astmeid on nagu palju, et kuidas noomis mida lubada. Et siin ongi, et tavaasi on see, et kui me räägime miinusesse müük, siis tavaliselt on vaba laojääk, mida me laseme miinusesse. Laojääki ennast noomi standardses valikus me miinusesse ei lasegi. Et seal on erinevad astmed, ma arvan, et siin mõned tootmisettevõtted väga hästi teavad, kui palju ja kuidas me saame seda miinusesse lasta. Et on retseptitooted, mis võimaldavad miinusesse minna ja ülejäänud tavatooted, nii-öelda materjalid ei saa minna miinusesse. Et see on niisugune nii-öelda noomi oma erisus, kõik, mida me saame seadistada ja paika panna. Ja see on kliendipõhisus kõik alati. Aga et siin võib-olla see kaubakontroll ka, et me hetkel piiksutasime kauba ribakoodi, aga tegelikult kaubakontrollis saab otsida tooteinfot ka kauba otsikoodi alusel, et näiteks paneme siit või ikka kirjuta. Ma näen, et mul seal on mingid asjad. Et ta mobiili see mul praegu vist nähtavasti ei käitunud korrektselt seal. Et saab ka koodiga otsida. Hetkel on meil veel tänases vaates on meil nad veel nii-öelda 2 eraldi sisestuskohta nii-öelda, aga arendajad juba tegelevad sellega, et need 9 aknaks saada. Et sa ei ole vahet, kas me kirjutame otsikoodi käsitsi või me loeme seda nii-öelda siis telefoni nii-öelda kaameraga või siis ribakoodi lugejaga kohe. Et lihtsalt see ei ole veel hetkel valmis jõudnud. Siin on ka veel, ütleme nii-öelda kauba, sellel on võimalik tooteid märkida. Ütleme, et kui on vaja, et sellele mingit silti juurde printida, siis sa saad toote ära märkida ja pärast siit listist nii-öelda vaadata, mis on märgitud tooted ja noomist vajadusel minna siis printida temale, määrata, et missugune toode, mis etiketi või labeli saama tahab, peab. Kohe küsin juurde, kas noomi peab minema või sealt samast vajutada? Ja selles mõttes me oleme siin praegu 2 vahel, esialgu oleme teinud, et see peaks noomi minema, sellepärast, et neid erinevaid etikette, mis võib olla, et meil on praegu siin üks printer, võib olla väga palju erinevaid.
neid labeli suuruseid printeri, et sa laseksid õigest nii-öelda printerist õige nii-öelda suurusega etiketi välja. Paneb vaikimis ära, et on näiteks igal kliendil oma need vaikimisi kirjas. Lihtsalt üks, mida me kohe näeme, et tundub selline ressursi liigne raiskamine on klassikalised riiulisildid, kus on väike sildikene, mida klassikaliselt prinditakse A4 paberile. Et kui sa iga selle prindid, siis sa peaksidki need kokku koguma kõik ja sa saad anda selle käskluse, et prindi. Et muul juhul see oleks üks sildike, üks paber. Jah, seal on ka ju, et need A4 peale mahub on ju mingi arv silte, et sealt paika panna. Et sellepärast ongi, et ka need A4 peale olevad need riiuli sildikesed on kõik. See klienditi on üldjuhul paigas. Et nii nagu on teil need nimesildid siin, et seal on ju mingi hulk, et kui neid ühe kaupa lasta on raske, aga et kui sa mahu kokku võtad ja siis lased, aga need võivad ka olla erinevatesse suurusesse minna, et on A5 silt, A6 silt, pisike silt, et kõike seda nii-öelda saaks määrata, mis olema parasjagu peaks, et jah. Aga selle osas me küll oleme nagu hetkel väga kahe tule vahel, et me tahame seda väga teha, aga et kuidas see täpselt lahendada, et siis me peame sellise... No, näide on siit, miks meil see printer siin ongi, et see nii-öelda sooduskoodide teema on ju, et me saame seda siit ju otse printida nii-öelda. Et kui me võtame see sama... Kõik juba rõttab ette. Et jah, lihtsalt näiten on ju, et siis seda me saame kohe panna, kuna sellel on konkreetne printer külge pantud ja me saame seda siit üle nii-öelda võrgu printida kogu aeg ja sealt tuleb kohe nii-öelda etikait välja kohe selle soodustusse. Aga see on sooduskoodi nii-öelda spetsiifikaga pantud siia nii-öelda ja printis siia nii-öelda info välja kohe nagu. Et see on nagu, on meil mõte ka kaubakontrolli selle märkimise poole pealt, et saaks samamoodi. Aga on tulnud ka infot, et sealt tahetakse erinevaid suurustega etikette, erinevaid printvorme teha, et siis oleks vaja nagu sekkuda juba. Kui seda probleemi ära lahendada, et lahendame ise ära, et töötada, et siis prindikudel on mingi teatud kogus. See on juba see on ka sisel, aga siis ongi siis ta saab seda noomi taga teha, et siis ta ei tee seda nii-öelda mobiilsest vahendist, vaid see annab võimalused, kus ta kogub info kokku ja teeb noomi tagant ja märgib, tal on eraldi tuleb koht, kus ta siis ütleb, et need etikett nendest kaupadest teeme selle eti. Ja ma osaan aru, et Kari hakkas seda algul pihta, et tegelikult on see laomes on meil puhas abivahend noomile. Et ta ise ütlen teda, et ta on luhas loll seade, ta ei tea ise midagi, kõik info tuleb tegelikult noomist. Mis tehakse, kuhu vaja viia, mis võtta, kõik see info tuleb noomist nii-öelda. Et ta on abivahend nii-öelda, jah. Ja siis ta ei mäleta. Jah, see on meil teemaks olnud, et me saaksime öelda ette, et mis etiketi suurust olema peaks. Kui need etiketide jaoks on kuskil võrgus iga etiketi jaoks oma printer, nii-öelda, toottööstuselt, et me oleme näinud, on 4 siukest printerit kõrvuti, igal pool on oma label. Et sa saad lihtsalt selle info võtta endalt taha kaasa. Ei pea sinna panema neid tuhandeid, nagu meil praegu parasjagu on, et kas või need põhisildid, riiulisid A5, A6, A4 punkt maas, siis see juba oleks efektiivsem. Vastasel juhul ta jookseb ikka oma tootega edasi-tagasi. Okei. Ja, väga hea tähelepanek, et seda me võime endale kirja panna. Ma kirjutan endale üles. Jah, et ega me täna näitamegi nii-öelda mingist funktsionaalsust, igasugune tagasiside on kohe, mis tuleb, on väga teretulnud, et siis me sealt hakkame vaatame edasi. Nii. Ja kõigile sobivat nagu ikka ei saa teha, et see ongi see meie nii-öelda teema, et me siis kliendipõhiselt teeme neid eriseadistusi, eri asju juurde, et paika panna. Et ka teile nii-öelda panna, et paika, et missugused sildid olema peaks. Et ma seda tahtsin enne öelda, et kui see iga etiketi suurus on 4 erinevat label printerit, nad on võrgus olemas, siis on võimalik neid otsesid käpast ühe kaupa nii-öelda printida. Kui ta ongi, et sa teed ühe labeli, tal on üks label vastas ja
printer saab sellest kohe aru, ja pärast lähed tõmbad printerist need ära. Tööstusettevõtetes on see tehtav. Kaubanduses võib-olla mitte, et seal sõltuvadki erinevad asjad. Jah. Kas küsida? Okei. Nii. Ja inventuurid siis, et laomees aitab siis võib-olla kiiremini ja efektiivsemalt teha inventuure. See loomulikult eeldab, et on kaupadel ribakoodid olemas, et siis see lihtsalt saab teha paberivabalt inventuuri, et sa ei pea mingit inventuuri lugemislehte välja printima ja või sul ei pea olema seda arvutit siis kuskil, et neid loetud koguseid jooksvalt sisse toksida. Inventuurile kehtivad täpselt samad reeglid nagu noomis, saab määrata mis ajaga see loetakse, milliseid kaubagruppe loetakse, mis kuupäevaga see tehakse ja tegelikult siis samamoodi, et võib-olla ma võtan selle teise inventuuri ette. Nii, ma korra näitan. Et siin oli näha, et siin on kaubagrupp määratud, et on lubatud siis inventeerida ainult konkreetse kaubagrupi tooteid ja kui ma võtan selle inventuuri lahti, siis tegelikult Veiko saab kohe veateadet, sellepärast, et see kaup on hoopis teisest kaubagrupist. Aga kui me võtame juba mingi õige inventuuri lahti, siis siin on, ütleb samamoodi need ära, et mis tootega on tegemist. Saab lugeda kogused ära, siia kohe sisestada kogused. Lisab selle lugemise kirja ära. Kuna laojäägid klappivad, siis ta kohe näitab rohelisena. Nii kaua, kuni laojäägid ei klapi, on see punane. Ja tegelikult siin logisid on võimalik vaadata ka, et mis tooteid on loetud ja kui see ka lahti võtta, et kui siin on ka mitu lugemist, siis täpselt nii nagu noomis täna, siis tegelikult siin kõik need lugemised on olemas, et kui on võib-olla ongi ladu laiali, et mõnes kohast leiab paar toodet, et siis ta tegelikult jooksvalt kogeks seda kogus summeerib siis suuremaks. Ja siit samamoodi siis tegelikult näitab lihtsalt toote nimetust, ribakoodi, sellist hästi lihtsalt infot selle kohta. Teame ühte asja veel, mida ei ole. Ta praegu on selles suhtes online, et ta tahab võrku saada siis kas lokaalbaasiga või põhibaasiga, et see peaks olema nii-öelda noomiga peab olema ühendus olemas. Et meil on järgmine mõte see, et me saame seda inventuuri teha ka lokaalselt ilma nii-öelda offline, et siia seadmesse sisse ära nii-öelda inventeerida ja pärast ühendust tekitada. Sest et aga hetkel on puhas online'i teema nii-öelda jah, et ta loeb. Jaa. Teine ettepanek ikkagi mõelda välja väike offline'i võimalus, et kas või ta ise ajab, kui see võrguvahetus on näiteks või katkeb korraks, et ta talletab ikkagi seadmesse mingid andmed ühes ära ja siis saadab ära. Jah, nagu ma enne ütlesin, et see seade hetkel on siiamaani on nagu on nad lollid nii-öelda, et ta endale ei jäta midagi, kõik läheb nii-öelda kohe võrku ja sealt juba siis nii-öelda edasi noomi on. Et see ongi see plaan, mis me tahaksime, et offline'is ehk siis sa saad inventeerida niimoodi ära, et noh, mis ladudes on, et tihtipeale internet mingil hetkel kuskil kaob. Et ka varasemalt on käidud, et kui isegi läpakaga on tehtud, siis läpakas on jäetud lao ukse taha ja piiksutatakse ja tullakse siis lao ukse tagant nii-öelda tooteid nii-öelda sisse piiksutama. Et kuna laos endas ei ole võrku nii-öelda. Et see on see, mida me plaanime teha, et saaks selle nii-öelda äpist otse nii-öelda, et ta jätaks midagi juurde nii-öelda. Aga hetkel kohe jah, ei ole seda. See seade jätab sinna noomi märgiga maha näiteks, et millise seadme on loetud? Kuna see on kasutajapõhine, siis tegelikult kasutaja jääb maha. Ja, kasutaja jääb maha, kes on lugenud ja et ideeliselt me näeme ka seadme ära, aga me praegu seda kuskil noomis välja teile ei näita. Et logidesse me ikka teame, et nagu täpselt, et me võime minna täna seda inventuuri noomist vaatama ja kui me tegelikult tagataustal, et visuaalselt keegi ei näe, aga meie tegelikult taustal näeme, et Veiko oma mobiiliga seal luges. Tegelikult näeb seal mobiili kõik seadmed, IP-d, kõik mingid muud asjad ka veel ära, et sealt seda infot tuleb.
sellepärast ju Android ju küsib kogu aeg, et mida sa lubad näidata ja kõik, et kui sa nagu liiga palju näitad asju välja, siis ega võidakse küsida ka seda kõike. Me küll kõike ei võta sealt infot vastu, et me ei ole vajadus selle järgi, aga jah. Ja sama ka siis kauba sissevõtmisel välja andmisel, et on näha just nimelt see seade või see sisse loginud. Ja see kasutaja see nüüd on ju kauba sissevõtmisel puhtalt on juba dokument, kes avab on, et sa võid ju tegelikult ühte dokumenti võib mitmekesi avada ja teha vastu võtta. Et siis igat rida, iga selle kohta, mis kogus on pantud, on logidest on nähtav. Eeldusel muidugi, et seadmed on ka logitakse erinevalt sisse nii-öelda. Meil siin on, mis teil on ka on ju üks kasutaja seadme vihtaga, et või üks üldkasutaja nii-öelda, mis sisse läheb, et varasemas selles nii-öelda oligi, et tehti üks üldkasutaja, nüüd on nagu tavanoomi kasutajale, kui tal antakse juurde lisavõimalus selle laome funktsioonile. Teil on ka tavakasutaja põhiselt. Laome saab kogu aastat kindlaks teha, et mingi eksimused, kes eksis. Ja, seda kindlasti. See on nagu noomis ikka, et me noomis ka jätame selle logi maha, et kes kuidas sisse loginud. Jah. Okay. Kas kui näiteks teha inventuuri, see oleneb inventuurist ka muidugi, aga kas see laojääk on võimalik ära peita? On teemaks meil. Ehk et pime inventuurid ja et siin on nagu kahte isegi olnud, et seda ju, et pime inventuur, et sa näed ainult seda, mida sa ise lugenud oled, aga on ka seda on isegi mõttes, et isegi ei näe seda, mida sa lugenud oled. Et kui palju, et sa peadki reaalselt igat toodet siis kas piiksutama, et siis on, aga see on see pime. Küsimus on lihtsalt selles, et mõni toode sa võtadki sisse, et seal on 152 tükki on laojääk, loetakse ära, pannaksegi 152 kirja ja tegelikult kas seda 152 nagu loeti, see on nagu küsimus. Hetkel me näitame laojääke, aga see on olnud mõte, et me paneme konfi alla selle, et kas on pime inventuur, et just see sama ehk, et seda kindlasti tohiks olla inventuuris jah. See on, seda räägivad ütleme, need ettevõtte juhid ütlevad ühtepidi ja need, kes reaalselt inventuure teevad, on ju, ütleme mingid väiksema astme juhid, siis nemad ütleb, peab olema, et seda kontrollida. Seal võib lihtsalt tekkida olukord, kui me ka seda näitame. Ega see võib ju erinevad variandid olla, et ongi, üks on mingi tavainventuur ja siis teine on selline, ongi kas siis pime inventuur. Nagu me ütlesime, et me tahame selle teha seadistamise alla. Ja võib-olla ka niimoodi, et üks inventuur ongi nii-öelda avatud inventuur, mida siis saab vaadata ja teist, kui tehakse, siis sa määrad selle inventuurile ära selle juba, et see on pime inventuur ja sa ei annagi ette, vaid sa listid, käidki kogu oma riiulid läbi ja piiksutad need. Et Kadri vist seda... Sel juhul me ei hakkaks neid ridu ka värjuma, sest et muidu on rida punane ja töötaja paaniliselt ei saa aru, kas tal on üle või puudu ja siis ta muudkui käib ja otsib. Neutraalne värv sinna, aga et see inventuur kõik, mis siin nii-öelda see pilt on kokku jooksnud. Tundub, et ongi. Et... Sul äkki võrk kadus korra ära? Oota, ma panen korra. Nii juhtub need inventuuris ka? Minul ei jooksnud kokku. Meil on praegu nende seadmete vaheline pildi edastamine on kokku jooksnud. Minul nagu äpas töötab, et see pilt on edastamine on praegu. Kuna ma seda siin hommiku kella 8 saati olen taga hoidnud, siis ta võib-olla on see ühendus ära katkenud. Et inventuuri ennast siin käpas alustada ei saa. Ehk siis selle, nagu noomis ikka, sa pead selle inventuuri valmis ära tegema. Ja siit siis sa juba tuled, kus on, mis on pandud need filtrid, asjad kõik peale. Käpas siis sa avad ainult selle inventuuri konkreetselt ja seal on juba seadistused kõik ette pandud. Et siin on ainult lugemise koht, et ikkagi abivahend puhas ja selleks peaks selle kuidagi vist. Korras natuke küsimus tagasi, et see lao asukoht, et lao riiul, kas seda on võimalik ka siin käpas vahetada? Näiteks inventuuris avastatakse, et see kaup ei ole mitte selle riiulil, vaid on teise, seda on võimalik seal kiiresti vahetada. Kogust mitte muuta, see lihtsalt asukoht. Hetkel meil inventuuris ei ole lao riiuli asukoha võimalust ei ole. Et hetkel ei ole selles variandis veel, aga see on teemaks olnud. Seda asukohta saad sa kindlasti vahetada siis, kui sa kaupa sisse võtad. Pärast muuta?
pärast muuta, siis noh, saab näiteks see, et teed laos ise käibe, et sa muudad ühest riiulilt, liigutad ta teise riiuli peale. Et niisama, noh, vaata, see on see, et laojääk peab liikuma, midagi peab kuskil kaikama. Kuna meil on, et seda bürokraatiat tuleb nagu juurde siis on selle koha pealt. Et seda näha, et liigutus on maas, et see on viidud siit esimeselt riiulilt teise riiuli peale näiteks, et siis see märge ei oleks maas, et paika panna. Muidu ju ei vastada oma nõuetele. Vist pean selle korra välja tõmbama. Lülita välja. Lülita välja. Vaatame, kas ta on. Nii. Ma kohe katsun selle siia uuesti külge saada. Oota. Pane nüüd. Jah. Ehk siis me tegime seda inventuuri. Et jäi jah. Seade ühendus oli praegu puhas nii-öelda. See inventuuriga on meil see sama riiulite muutmise võimalus, et sa viita ühelt riiulilt teisele. See on meil plaanis olemas, kuna meil siia ei ole jõudnud seda nii-öelda märkida või ära teha, siis hetkel ei ole seda nii-öelda tehust teostatud. Aga kindlasti inventuuri me tahame riiulite nii-öelda muudatused asjad sisse panna. Et inventuuriga panedki paika, et nüüd on sellele riiulilda. Et siis ei olegi vaja teha mingit muud dokumentatsiooni, vaid inventuur, nii nagu ikkagi kaubakogus, et kohe, et kui sa inventuuri lukku paned, siis pärast selle kogusega hakkab ta arvestama. Nii, aga liigume siis edasi lattu sissetuleku juurde. Et lattu sissetulek täna töötab selle põhiselt, et noomis on juba dokument olemas. Kas see on siis mõni edilahenduse kaudu tulnud dokument, võib-olla mingi hankijale tehtud tellimus, mille alusel siis sa saad selle kauba vastu võtta. Või see on puhtalt juba saateleht arve, et see on puhtalt kliendipõhine seadistus. Saabki siis võtta dokumendi järgi, leida selle ülesse, et millise dokumendi alusel sa hakkad seda kaupa lattu sisse võtma. Saab siit ka otsida, kui see on juba pikem. Kui siin on juba neid võib-olla dokumente väga palju, tuleb kogu siis noomi dokumendi info siia ette. Et siin on näha ka, et on natuke rohkem neid tooteid. Et siis saab seda vaadata. Ja siis tegelikult ongi, et saab piiksutada toote ära, vaadata, kui palju seda sisse tuli. See ei suuda kaupa valida. Et see ongi riisivahvel või? Et kogus? Saab kogus, et siin saabki panna nagu selle koguse, mis sa tegelikult lugesid. Et klassikane võib olla see, et näiteks meil tuligi vähem tooteid. Kuna me paneme siia vähem tooteid, siis ta tegelikult näitab siin ära, et pidi tulema 12 tükki, aga et me oleme lugenud 11 tükki, et eks see jooksvalt see leht saab kontrollitud, et siit siis on, siin näitab kõige viimasena loetud toodet. Ideeliselt peaks olema ideaalmaailmas, kui kõik read on rohelised, et siis järelikult mul on kõik kaup kontrollitud, et ma võin selle dokumendi sulgeda. Võib-olla sa mingid, sa võid neid küpsiseid näiteks või midagi. Panegi siis õige kogus. See on see küpsis või? Ei ole see kollane pakk. Kui siin ongi see kogus on õige, siis siit on näha, et tegelikult see loetud kogus on 10, rida värvub roheliseks. Taustal ongi võimalik jälle kliendipõhiselt hästi dünaamiliselt häälestada.
et ma arvan, et te teate väga hästi, et kui kogused ei klapi, sellest automaatselt tekib reklamatsioonidokument hankijale, kas siis plusskogustega miinuskogustele, et kohe hankijale saata siis välja dokument, et ma tellisin 12 tükki, sain 11 tükki, et palun tee mulle krediitarve siis sellele puuduolevatele kogustele. See reklamatsioon nüüd on seadistatud täiesti, et see ei pea kõigil olema. Sest et see ei pruugi olla, võib olla dokumenti liigid samamoodi, et siin me täna tegeleme LS0 dokumentidega, võib-olla paljudel seda ei ole, ongi LS2, LS3, et see on hästi dünaamiliselt häälestatav. Ja kui laotöötaja või kauba vastuvõtja, kes teie ettevõttes seda teeb, lõpetab dokumendi ära, paneb sulge dokument, kinnitab selle üle, me alati küsime topeltkinnituse, et ta seda kogemata ei vajutaks ja tegelikult kui seda vaadet värskendada, et siis see dokument kaob ära, saab liikuda järgmiste dokumentide juurde. Siia võime veel öelda, et hetkel osadel võib-olla, jah, küsi. Hankija saadab kauba mitme saatelehega, aga transport on ühe kaubaga. Kas on võimalik mitut saatelehte märkida ja siis kui kauba vastu võtad, siis jagatakse automaatselt kogused? Hetkel on ta ühe saatelehe põhine, et kui siin sees hetkel, me isegi praegu ei näe, et me hakkaksime siit kuidagi kokku viima, et kui see jagamine viiakse kokku ära noomis, nii-öelda tehakse koonddokument, siis sealt oleks selle ühe saatelehe koondsaatelehe vastuvõtmine. Aga praegu me hetkel ei näe, et me saaksime kohe siin hakata neid niimoodi kahte saatelehte korraga vastu võtma. Eks sealt tulebki see keerulikus, et kui sul on 3 dokumendil on kogused ja kogus on väiksem kui selle 3 saatelehe peale võib-olla kokku, et siis on nagu, et kes otsustab või kuidas see loogika üles ehitatakse, et millisele dokumendile konkreetselt ma siis ütlen, et sellelt dokumendilt see üks toode jäi tulemata, et Eks see neid nagu me ütlesime, igasugune info, mis te pakute välja, on teretulnud meile, et me võtame vastu, vaatame, kuidas me selle lahendada saame, kas me kohe saame selle ära lahendada, on ise küsimus, aga et me saaksime arvestama hakata sellega kõiki, et edaspidi teha. Mis ma tahtsin sinna öelda veel, et meil ka paljudel on juba kasutusel dokumentidel, ka näiteks siin on hankija tellimus tehtud, et kui see tuleb juba, tal on näiteks mingi ribakood või mingi QR-kood sellel dokumendil peal, et me tahame seda saada hakata lugema samamoodi ribakoodiga. Hetkel oleks nii, et me peaksime seda dokumenti siit käsitsi otsima, kui see list on siin pikem, aga et kui sul on dokument ees, siis sa saad samamoodi lugeda ja piiksutada seda dokumendi koodi juba ja sa saad konkreetse dokumendi juba ise ette. Et see on töös praegu meil juba, et saaks nagu paika panna. Sest et meil, kui me lähme edasi veel lao sisekäivete ja muudele, siis seal on ikkagi juba sisedokumendid, mis seda sisekäive tellimusi tekitavad. See on ju noomist siis kas välja antud dokument, kus üldjuhul on juba mingid tunnused peal olemas ja me saaksime seda infot ilusti kätte sealt kõik. Kui dokument on lõpetatud, kas seda seadmes saab uuesti lahti võtta või peab seda noomist tegema? Kui siit dokument suletakse, siis seda enam siit ei saa muuta. Et siis, kui on vaja ikkagi muudatusi teha, et siis juba tuleb noomis teha. Et sellega tegelikult siis laotöötaja, kaubavastuvõtja, kes parasjagu selles rollis on, kinnitab, et mina selle dokumendiga lõpetasin töö. Kui seal tekivad mingid jätkutegevused, et siis need tuleks ikka noomis teha. Noomi poole pealt, kui me siin taustaks räägime, siis see kõik on seisunditega seotud. Et paneb selle seisundi peale, et see on lõpetatud. Tekivad laokanded, tekivad kõik muud asjad, kui vaja, kui on finants juures seal finantskanded, et see tuleb vastavalt siis nendele seisunditele. Et see on selle poole pealt nii-öelda paika pandud. Ja mõnikord võib olla, et laotöötajal ei ole õigust enam ennast ei puuta, et sellepärast ongi jäetud, et saaks ainult noomi poole pealt siis. Võib-olla see sama töötaja ise läheb, küll peab minema sinna noomi, aga paraku ta nii meil on. Sellepärast, et me peame mingid kontrolli panema. Kui me ei peida dokumente ära, et siis lõpuks kogu ajalugu jääb sinna. Et just. Nii. Aga liigume siis kuluks kandmise juurde. Oma olemuselt tegelikult käituvad kuluks kandmine tagastus üsna sarnaselt, et me saamegi
valida mingi dokumendi, kas see on juba noomi poolt ette tehtud, et on vaja mingid tooted kuluks kanda, sa saad need üle lugeda veel, et need on olemas, või siis saad siit samast alustada uut kuluks kandmise dokumenti, et selle mõte ongi see, et võib-olla sa näed kuskil, et mingi toode on katki, sa pead selle kasutama oma tarbeks ära, sa pead selle, mida see on aegunud, mis iganes põhjused. Need kõik põhjused tegelikult tulevad noomist. Need on kliendipõhiselt häälestatavad, et saab ka panna mis iganes põhjuskoode, ja seesama info jõuab tegelikult ka hiljem noomi dokumendile, et lihtsalt oleks ülevaade või teha mingit aruandlust, et selle, et mis põhjusel on tooteid maha kantud. Katkine pakend või midagi sükest. Ütleme nii, et kui me finantsi juurde paneme sinna, siis põhimõtteliselt ka finantskandesse on võimalik siin sama põhjuskood juba kaasa võtta. Et kui sa lausendit kokku paneme, et see, mis siia nii-öelda dokumendil lihtsalt läheb. Nii, lõpetan. Lisab selle ära. Kõik võib-olla sa teedki tiiru omal kuskil laos teenindussaalis ära, et kõik loed siia ära või keegi teeb seda kontrolli. Ja siis samamoodi saab lõpetada dokumendi. Jälle küsime üle selle kinnituse, et kas sa ikka oled kindel. Just sellepärast, et ma kogemata ei lõpetaks dokumente ära ja siis pärast on üllatus, et kus dokument kadus. Ja siis tegelikult ongi see dokument juba noomis paralleelselt kõik nähtav. Ja. Ja, me panime ühe praegu, aga me panime ühe, aga sealt saab koguseid muuta. Kui on kaalukaubad, saab ka komadega panna, et selles mõttes, jah. Me lihtsalt praegu panime ainult ühe toote, aga see võibki olla nii palju, kui on, jah. Nii palju, kui on vaja. Ehk siis tegelikult, kui me praegu panime sinna ühe toote, katkine pakend on, et see sama toode võib mingi kõrval teine veel olla ja tollel on mingi teine põhjuskood nii-öelda, et mis iganes, et kõike seda nii-öelda siis saab määrata eraldi juurde panna. Et see põhjuskood on nagu selle rea pihta ja selle koguse pihta, mis sellele dokumendile parasjagu märgitud on nagu nii-öelda. Et need on nagu paika panna. Nii. Jah, nii nagu me oleme nagu varem juba mitu korda öelnud, et see täpselt samamoodi, et kliendipõhiselt on need kuluks kandmise dokumendid väga erinevad ja see siis ongi kliendipõhine häälestus. Võib-olla kõigil ei olegi meil... Jah, võib-olla kõikidel ei olegi selline dokumenti noomis üldse nähtavakski tehtud, et kõigil klientidel, et niisugune võimalus on olemas. Nii, tagastuse all siis on mõeldud, kui me tagastame kaupa hankijale, kas siis need on võib-olla mingid kampaaniatooted, võib-olla saame hankijale tagastada riknenud kauba, katkise kauba. Samamoodi saab valida põhjuskoodi. Täna me siin oleme kasutanud samu põhjuskoode. Tegelikult on need tavapäraselt erinevad, et kuluks kandmisel me kasutame ühtesid põhjuskoode, hankijale tagastusel oma tarvet vähetõenäoliselt me saame seda kasutada. Eks see on nagu noomis ikka. Aga see on nagu jälle, et nii, kuidas sa need koodid ette ütled, nii neid saab ka kasutada. Ja hankijatega võib teil oma mingi koodi loogika kokku olla üldse lepitud. Ühel hankijal on ühed koodid, ühed nii-öelda põhjused, teisel hankijal teised. Ütleme nii, et põhimõtteliselt on meil võimalik ka see, et ühel hankijal tulevad ühed koodid, et teisel teised. See on niisugune seadistamise teema, aga see on jälle see kliendipõhisus tuleb juurde. See võimalus on nagu olemas, sest see on puhas noomi sisest info välja lugemine. Et need kõik, et need koodid tulevad noomist, et nii nagu noomis on need häälestatud, nii noomist need ette antakse. Ja siin võib-olla näitamegi, et siin saab tegelikult kogust muuta ka siis, et kas on mingi 2, et kuna meil on kõik sellised tükilised tooted, et siis me ei saa hetkel näidata, et tegelikult saab ka panna koma kohaga, et mul ongi vaja võib-olla, ma ei tea, 100 grammi mingit toodet maha kanda. Aga nagu visuaalselt on näha ka siis, et oma olemuselt siis tagastus ja kuluks kandmine käituvad ühtemoodi.
ja siin on tegelikult siis ka näha, et noomi poolelt ei ole ühtegi tagastuse dokumenti ette valmistatud, et hetkel me saamegi teha siis ainult uut dokumenti siis. Need on need tagastus ja kuluks kandmised. Need on ikka siuksed mitte, võib-olla teil on igapäevased dokumendid, aga mitte see, et mis on nagu lao sisekäibe, lattu sissetuleku saatelehed, et neid on ikka massiliselt on ja tuleb neid kuluks kandmisi ja tagastusdokumente pigem on ikkagi vähem. Et sellepärast on kõigi neid meil endal ka siin vähem nii-öelda välja toodud ja paika. Nii. Just. Ja praeguses plokis siis viimane, et sooduskoodid, et Veiko juba kiiresti hüppas teemas sisse, et mõte siis ongi see, et kui saab kiiresti teha allahindluseid toodetele, piiksutab mingit toodet, saab valida selle soodustuse protsendi, see jälle on noomist, kõik on ette määratud, et kus see tuleb. Saab lisada mitu toodet soovib siis selle allahindlusega teha. Ja kui see soodustust lisada, siis tegelikult selle peale täna me kasutame lihtsalt kontoris kättesaadavad printerid, mis meil oli, et teil on sellised vöö peal peaks olema sellised spetsiaalsed sildid, et tegelikult selle võtmes saab ka väga erinevaid sooduskoode, et see ei pea olema allahindlus, et võib igasuguseid selliseid sooduskoode välja printida, just et saaks kiiresti uue sildi peale mingi soodustuse, et kui siin me panemegi see lisasoodustus, siis tegelikult taustal kohe hakkas printer tööle, et lihtsalt meil ei ole nagu see formaat paigas, et siis ta natuke ei oska selle paberi suurusega arvestada. Aga et kuna printerid ja etiketid on erinevad, et siis see ongi, et kui on juba etikett ja printer paika pandud, et siis ta ikkagi prindibki täpselt selle suurusega. See nüüd on puhas siuke kaubanduslik pool, et võib-olla tööstustes ei ole selle soodustusprotsendi panemisega võib-olla vajadust. Vaata, kas alguses rääkisime sellest ka, et võib-olla osasid neid soodustused või siis kuluks kandmine või seda ei olegi üldse vaja seal välja tuua või kui töölisel ta logib sisse, et ta näebki ainult seal endale lubatud 1-2 varianti, et mitte ei ole kogu see menüü ja kohe ees. Ja, et see ongi kasutajapõhine, et kui mina olen võib-olla laod töötaja, ma võib-olla võingi teha ainult kaupa kontrollida ja inventuure läbi viia, siis ma tegelikult me noomi poolelt teeme selle häälestuse, et kui tema logib seadmesse sisse, siis ta tegelikult ongi aktiivsed ainult need 2 nupukest. Et me täna teile saaksime seda näidata, et siis meil on kõik nähtav, kõik objektid nähtavad, aga et Veiko on ka seda nagu öelnud, et siis see ikkagi kasutajapõhiselt. Meil tuleb varsti paus, et ma praegu mõtlesin, ma teen ühe kasutaja, kus me anname ainult võib-olla mõned üksikud õigused juurde, et siis on nagu näha kohe, et see tegelikult reageerib kohe. Aga jah, me näitamiseks paneme, andsime kõik õigused talle juba. Et jah, nii. Ja, järgmised teemad on komplekteerimised, aga võib-olla te soovite veel enne pausi küsida, kas midagi ei segaseks, soovite midagi veel täpselt? Seda sama lahendust saab põhimõtteliselt kasutada, kui paned soodusprotsendi 0, siis saad lihtsalt tegelikult hinnasõite välja lasta. Tegelikult iseenesest on, mis sa sinna nii-öelda lõppkokkuvõttes nii-öelda prindid on, et see etikett nii-öelda on lihtsalt etiketi küsimus, et mis sinna labeli peale läheb. Ja kui siin meil on pandud praegu soodusprotsent, võib midagi muud sinna panna, et lihtsalt see sama number, mis see määratakse, ma ei tea, kui kaugelt on näha seda, ma korra näitan seda etiketti siit, et siis tuli siukene praegu. See on puhta Ansla nii-öelda poole pealt, koopi poole pealt meil võetud, et kuna seal on kasutusel siuksed asjad. Et seda põhimõtteliselt võib mingi muu asjaga märgistamiseks võtta, et see on sama teema, mis me siin alustasime selle kauba nii-öelda kontrolliga, et kui märgitud kaup on, mis etikett tuleb, mis labeli peale, et samasugune loogika. Siin lihtsalt on see, et sa saad märkida juurde protsendi, palju sa midagi tahad juurde alla. Et just selle etiketi printimise poole pealt ongi, et
esialgu me alati proovime teha sellise standardsema lahenduse, mis sobiks võib-olla nagu rohkematele, et siis tulebki leida see kuldne kesktee, et mis loogika alusel me hakkaks neid etikette välja printima. Et lihtsalt, et seal oligi see, et ühekaupa ei ole mõistlik, eriti neid riiulisilte, et muidu sul on lihtsalt printeris võib-olla mingi 1000 lehte, et kui sa käid selle korra üle, et eks see natuke vajab no ikka noomiga, läbimõtlemist ja selles mõttes, miks ka me teid ju kutsusime, et ongi hea saada tagasisidet, et kuidas teie näete asju, et see aitab kaasa mingi loogika väljamõtlemisele, et niisama me kindlasti ei taha ju tooteid kuskile sahtlisse teha, et me ikkagi tahaksime, et selles mõttes sellest oleks kellelegi kasu ka. Et... Ja seadistamist nende asjadega kõike ongi, nagu me kogu noomi me ju seadistame kliendipõhiselt, nii-öelda linnutame või märgistame ja paneme paika ju ikkagi kliendipõhiselt kogu aeg. Et me alati ütleme, et meil on noome palju installeeritud, aga kahte ühesugust leida, mitte jaemüügiga ainult seotud nii-öelda noomi, kes on ainult kohvikud, siis nendel on jah tõesti võib-olla ühesugused leid, aga teised on kõik, igal ühel on oma vaade, oma funktsionaalsus, et iga dokument, mis ühel teeb ühte asja, teisel või hoopis teist asja teha. Nii-öelda. Kas on sama õigust aga, et üks võib seda nuppu vajutada, teine või nuppu vajutada, et eks see on. Et see on nagu üks noomi nii-öelda pluss ja võib-olla ka mingi miinus on, et mis mingites osades võib kahjuks olla. Meie enda poole pealt vaadates, aga üldjuhul on see ikkagi kliendi mõttes me saame teha teile sobiva nii-öelda lahenduse ja selle nii-öelda töösse panna. Ja samamoodi ka selle Cloudix laomehe käpaga nii-öelda, et seda seadistada paika panna, et see on kliendipõhiselt. Aga näed, me saime aega tagasi. Oli vist? Veel on aega. Võime lobiseda veel. Ja, et... Ma lähen selle valgusse tagasi ja sa oled neid sisselükkamise akneid on 2. Kas see tähendab ilmselt seda, et siin vahepeal ole mingeid arenguid olnud, et saaks kasutada mingisuguseid väliseid Bluetoothi ribakoodi lugejaid? Saab. Tegelikult see sama ongi, et ta fokusseerib ennast sinna välja ära siis, et... Põhimõtteliselt ja, et kui see tegelikult sisse lülitada, siis tegelikult saab ka Android seadmele panna külge sellise välise ribakoodi lugeja. Aga see lihtsalt, et kui see on sisse lülitatud, siis see eeldabki, et see on olemas. Aga kui sa lülitad selle välja, et siis ta kasutab telefoni kaamerat selle ribakoodis. Kui see sees on ja nüüd me lähme siia dokumenti tegema või midagi kontrolli tegema, siis ta ei anna mulle valikut siia, et ma saaksin kaamerat selleks kasutada. Ta otsibki välisseadet selleks, on see siis Bluetooth seade, on see siis mis iganes. Et ta tahab seda nagu leida, aga kui seda ei ole, siis ta ei ole ja siis ongi meil tehtud, et nagu me ütlesime, et võib olla ma olen tagasi, et ühel seadmel on see sees või ühel kasutajal on sees, kes kasutab lihtsalt tavalist Android telefoni endal on, teised on mingisugused spetsiaalsed seadmed, siis nendel on juba sisse lükatud see ja nupuvajutusega siis see nii-öelda piiksutab. Lihtsalt jah teistele ka infoks, et on nagu turu saadavad piisavalt odavaid, kas sõrme otsa käivad või telefoni külge käivad sellised. See, mis seade on, et me ise räägime praegu Zebradest, ei pea olema Zebra. Tähtis on see, et ta oleks Androidi peal töötav seadeldis. Neid tööstuslike funktsionaalsustega seadmeid on erinevaid. Siin Erki tuleb kohe ja räägib meile nendest võib-olla rohkem või teab neist rohkem, aga ka sellel Zebral on erinevaid funktsionaalsusi ja võimekusi olemas, et see on nagu üks, et me oleme selle sama vaate teinud ka tootmiskliendile juba ka nii-öelda, kuidas me ütleme siis tahvli peale, et oleks suuremalt nii-öelda kättesaadav, et ta ei ole nii-öelda ainult telefoni nii-öelda vaates juba, et oleks ka tahvli peal ja siis saad ka keerata teistpidi ja on need ikoonid suuremad natuke, et kaugemalt nähtavad nii-öelda. Et siin on meil jah? Seal vist ei ole küsimus selle, et ikoonid oleks suuremaid, vaid listi oleks pikemad. Ja dokumentide list, kui me siit ennem vaatasime, et siin väga ei olnud, aga et... See oli sul, kus sa võtsid? Kulust on äkki. Okei, siin on ka 3, aga... See ennem näitasid ühte dokumenti. Oota, ei, mul oli siin lihtsalt.
siin oli palju ridu. Siia korraga tuleb ainult nii-öelda 3 kaupa nii-öelda nähtaval, et siis olekski, et kui ta on tahvlis, siis ta näeb seal rohkem ridu nii-öelda pealt, et siis on nagu ilusti. Ja seina peale, kui see tahvel on näiteks pantud, siis ta saab sealt nii-öelda näpuga ise liigutada ja kasutada. Et see on nagu mõte nagu asjale. Et seda sama piiksutamist tulebki selle ala Bluetooth seadmega või midagi sealt. Et eks see nende seadmete kasutamine, kuidas, kelle on, see sõltub tööst. Et meil on öeldud näiteks need näpu peal mõni hakkab segama mõnes ettevõttes. Et teises ettevõttes kasutatakse väga hea meelega. Et need on, see töö nii-öelda spetsiifikast hakkab mängima nii-öelda. Meil on siin seadmeid, võib-olla pärast saate proovida. Siin tooted, mis laua peal on, neid piiksutada, vaadata, et pauside vahel pärast. Nii. Veel kellelgi mingit küsimust millegi kohta? Enne kui me väikse pausi teeme ja siis pärast edasi lähme. Küsiks, et nüüd räägi sellest, et riik koodisid lugeda, siis ei saa mingit nuppi vajutada või mis sellest oli? Ei, sellel näpulugejal on oma nii-öelda nupp. Seal on, ta ei ole aktiivne, vaid seal on oma nupp ja siis ta selle pealt aktiveerub. Siin on nagu, need on sõrmustüüpi, kellatüüpi, käe peale käidavaid, need on erinevaid seadmeid. See on, mida iganes. Nagu see sama, et kui sa ikkagi vajutad nuppu alla, et siis ta selle peale reageerib, et lihtsalt... Riik koodita loeb ära kopustades, näiteks tuleb inventuuri teed numbrit vajutad või aga hinna... Seda teed ikka seadmes? Seda teed ikka seadmes, et see on ainult, see nii-öelda Bluetooth seade on ainult selle, mis mina siin praegu nuppu teen, teeb selle välisse seadmisega lihtsalt. Et ta lihtsalt ribakoodi lugemiseks? Ribakood, tegelikult ütleme, need seadmed ju loevad ka QR-koodi, meil siin vist ühel ei olegi. Et saab ka sellega, kuigi hetkel meil need inventuurid veel QR-idega nagu, kuna QR-is võib nii palju muud infot ka olla, siis sealt seda infot kõike kätte saada, et seal mingi tootekood või ribakood olla, vaja täpsust juurde panna. Aga seadmed, need juba vähemalt sõbrad, et seda me testisime, loeb ka QR-koodi juba. Et kui see QR-kood annab selle nii-öelda tootekoodi kätte, siis me peaksime seda hakkama nii-öelda vaatama, et me selle ilusti ära tunneksime sealt. Mida me ei rääkinud? Või rääksime või? Ei mäleta enam. Me rääksime, jah. Ladude vahe valimist. Et meil vaikimisi oli ta ühe nii-öelda laoga, kui sa tegeled, siis sa oled ühe objekti peale, ühe lao peale. Et saad siit nii-öelda muuta kohe teise lao peale. Ja siis kõik muud asjad, siis selle lao pihta nii-öelda dokumendid, asjad on siis ka juba seotud nagu noomis ikka objekti põhiselt ja laoga seotult. Et see on nii-öelda lihtsasti muudetav ja vajadusel. Kui tal on õigused, nagu ikka. Et praegusel juhul meil on siin 6 erinevat latu, on 6 ikka jah. Et meil on sellele kasutajale 6 lao nägemise õigus antud. Ja neid saab ka piirata. Et objektid, et ma katsun pärast teha ühe, et ma näen ainult mingit 1-2 ladu seal ja nii kaua, kui me siin vahepeal pausi teeme. Kas näiteks lattu sisse tulemisdokumentidel on võimalus võtta ka statistiliselt välja, et kui palju mingi lao töötaja mingit kaupa sisse võtab või kui palju ta väljastab näiteks mingi konkreetse aja jooksul? Hetkel ei ole, aga ideeliselt, kuna meil on logid maas, me näeme, kuna ta alustab, kuna ta lõpetab. Et võin öelda, et meil on klientidele tehtud noomi seda, kui ta alustab noomi seda dokumendi sisse. Statistiliselt on see huvitav, kas või näiteks pärast kaalu kokku lugeda, et mitu tonni siis mingi töötaja kaupa sisse võtab või välja annab. Et kui üks annab välja 200 kilo eest kaupa, teine annab 2,5 tonni eest, siis saab ka natukene mõõta seda, et kui palju keegi tööd teeb. Jah, see on see, nagu tulebki kliendi poolt meile küsimus, meie mõtleme lahenduse, kuidas seda nii-öelda välja pakkuda, toome selle info nii-öelda dokumendile välja, kasutajale võetakse kuskile infoks, et me oleme kellegile teinud, ma nüüd pärast ei mäleta, kes see sai tehtud niimoodi, et ongi, et alustad dokumenti, lõpetad dokumendi,
et üks töötaja võttis päevas 10 dokumenti vastu, teine, kus tema luges ridasid on ju, a la 10 rida vastu, teine võttis 30 rida vastu, et siis oli kohe erinevus, et noh, vaadati ka tooteid on ju, aga et sarnased tooted, et siis kes kuidas käib on ju, et see on nii-öelda võimekus on olemas, aga standardselt seda statistikat ei ole. Jah. Küsimus kauba sissetuleku kohta, et enne ütlesite, et sissetulekul saab määrata laoriiuli, kuhu see kaup läheb, et kas saaks korra vaadata? Me seda vaatame pärast pausi. See tuleb siit selle komplekteerimise alt, et see on sealt, kus me hakkame uut dokumenti panema, et praegu siin oli juba määratud dokumendid, olid need, mis on ette antud nii-öelda ja tal olid juba riiule ette pantud ära, et kus ta läheb, on ju. See on nagu dokumendis sees oli juba määratud ära. Siin sa ainult loed koguseid nii-öelda. Et komplekteerimise all sa saad ise määrata juba siis erineva partii, erineva riiuli, kuhu sa panna tahad seda. Et partiiarvestus on ka valmidus on olemas nii-öelda. Aga see on jah seal komplekteerimise nii-öelda osas, et mis on nagu eraldi kohe. Nii. Mis siis, kui inventuuri käigus leitakse laost toode, mis ei ole toodete nimistus? Väga hea. Head meelest. Annab infot. See oli meil see, need tooted olid vist kõik meil olemas. Vaatame kohe, kas meil on mõni ribakoodiga toode. Ta ütleb kohe, et see ei ole sobiv toode. Tähendab, et kas me saame lisada. Näed, siit saab äkki. Aga see sooduskood on kohe sinna, mida sa saad inventeerida sisse? Et see on... Hetkel me ei saa seda näidata, sest meil on juba pandud kaubagrupi piirang peale. Aga kui meil ei ole, me inventeerime kõiki kaupasid, siis ta tegelikult laseb selle... Ta küsib su käest seda ribakoodi ja seda ütleb, et seda ei leitud, et kas ma lisan selle. Et siis ta lisab selle toote nii-öelda selle ribakoodi tunnusega ja Anstal peaks see täiesti niimoodi toimima. Aga me saame pausi ajal seda kiirelt vaadata üle, kas või siis mõned filtrid maha võtta. Inventuuri juurde teha, et siis saab seda näidata. Sest tegelikult on see, et ta küsib kohe, et kas me selle ribakoodiga teeme toote, teeb selle ribakoodi ära ja pärast siis peab seal keegi noomis selle tootekaardi nii-öelda korda tegema, et nimetused asjad juurde panema. Ja kas siis see tähendab seda, et kes iganes noomis kuskil arvutis on, peab minema lattu, peab otsima selle toote üles ja kas siin oleks mõistlik lisada mingi kirjelduse lahteri juurde? Kirjelduse lahter on, seal oli tekst oli olemas, aga noh, seal sa toksid siit on ju mingit infot, väga pikka teksti see sealt ei sisesta on ju, et noh, okei, tänapäeva noored teevad kõiki asju, aga... Ja võimalus on täpselt. Ma pärast üritame näidata seda kohe, et pausi ajal ma panen selle, teeme selle inventuurilt filtreid vähemaks ja teeb see, kui seda ei ole nüüd maha võetud, ma eile seda ära ei testinud, et aga see varem oli meil peal kohe kindlasti olemas. Et see info tuli nii-öelda. Aga hea küsimus. Panen selle. Panen kirja, siis me saame kohe pausi ajal vaadata. Just. Ma ei tea, kas on veel kellelgi mingeid küsimusi? Okay. No mingi piinliku täpsusega ma arvan, et ei hakka oma... Ennem kui lähtame, tehniliselt rääkisite, ma olin korraks väljas siin, et kogu see lahendus ja kontseptsioon on üles ehitatud online lugemise peale. See tähendab, et kogu see laohoone, kus te selle töötajad rääkisite, peab olema siis wifi võrguga kaetud. Sellest rääkisite? Jah. Et see on meil plaan, nagu ma ütlesin, et teha inventuuri osa. Kõik muu jääb igal juhul online inventuuri osa, et saaks offline'is teha. Et, aga hetkel on kõik online. Et peavad olema võrgud, wifi tagatud sellest, kus seadmega kõnnitakse. Nendel seadmetel on ka võimalus SIM-kaardi nii-öelda valmides. Siin tuleb see küberturve mängu, et kas lubatakse avalikust võrgust pöörduda teie sisevõrku nii-öelda selle asja poole. Ehk siis VPN-id, kõik muu turvalisus hakkab mängima. Et ega meil ka, et mina oma isikliku telefoni siin praegu näidata saaks, me pidime Kadriga siin oma Riistore poiste juures tükk aega käima, et me üldse siia võrku nii-öelda pääseksime. Et ei ole isiklikud telefonid meil lubatud siia, et pidid selleks eraldi load tegema asjad. Et kõik seadmed meil antakse võrkudes, et see on see kiberturve nii-öelda.
ja kas needsamad Zebra seadmed, et nendel meil on paigaldatud VPN-id, et kui me läheme ka seda majast välja näitame, et siis me alati saame ja peame kasutama VPN ühendust, sest et muidu tegelikult meil see rakendus ei tule isegi lahti. Me ei pääse ligi sinna teie võrkudesse asja, meie enda siia võrgu poole peale või teie, kui keegi tuleb, teeb seda SIM-kaardiga, nii-öelda kui saab sealt oma interneti kätte, siis peab see nii-öelda olema see turva nii-öelda tagatud. Tänapäeval ilma VPN-ita või turvaühenduseta tavaliselt ikkagi ligi ei lasta sisevõrkudesse andmebaasidele. Aga siin on jälle, saab meie nii-öelda riistvaraosakond abiks olla ja aidata selle koha pealt. Et see seade minu teada, mis meil need Zebrad, need ei toeta SIM-i, need on ainult Wi-Fi omad, et aga nendel on SIM-i nii-öelda valmidus olemas. Et hind võib sõltuda sellest erinevust. Siin Erki ütleb mingi rahaühikuid. Võrastame kõrgimalt. Okei. Ja, aga ma arvan, et me võime liikuda, meil on köök ja seal siis saab natuke kosutust pausi ajal